Tere kõigile Mahtra podcasti kuulajatele. Me oleme siin seekord koos meie õpetaja Merili Vipperiga. Tere! Tere, Anni! Kes sa oled ja kuidas sa jõudsid õpetaja ametini? Kes ma olen? Eeskätt olen ma hingelt soovinud kogu aeg õpetajaks saada. Ja tegelikult selline haridus teadlikuma suuna sain ma siis, kui ma otsustasin ühe väga-väga suure otsuse. Ja see oli, kui astusin Noored Kooli programmi 18. lendu. Ja pärast seda tekkis selline tunne, et ma olen midagi väga suurt ära otsustanud ja karjääripöörde teinud. Just selles suunas, et saaksin tõesti edasi olla innovaatiline ja tänapäevane õpetaja. Aga mis sind õpetajaks olemise juures kõige rohkem kõnetas? Ma soovin seda tööd just sellepärast teha, et esiteks ma väga usun noortesse. Ja mul on päriselt täna tunne, et meie tööd väärtustatakse ja sellel on tähendus. Et õpetamine annab ju tegelikult võimaluse mõjutada noori inimesi nende teel. Ja võib-olla kui täna me veel ei saagi nii täpselt sellest aru, mida me neile kaasa anname, siis ilmselt see kõik paistab välja mõne aja pärast. Aga võttes nüüd teemaks siis just alustavad õpetajad, millised on need rõõmud? Et mis on olnud sinu suurimad rõõmuhetked õpetajana? No suurimad rõõmuhetked võiks võib-olla öelda, et nad ei olegi alati mitte niivõrd suured ja nähtavad, vaid pigem just väikesed ja siirad. Et mina hästi hindan neid hetki, kui ma näen pingutust. Kui ma näen, et näiteks meie kooli näitel, kui ikkagi muukeelsed õpilased päriselt pingutavad selle nimel, et nad vastaksid minule eesti keeles. Ja ma märkan seda ja ma päriselt tunnen rõõmu nendest väga-väga väikestest sammudest, sest need väiksed sammud tegelikult ju lõpuks toovadki selle suure rõõmu, kui me oleme midagi saavutanud. Ja tegelikult ma julgen isegi öelda, et see motiveerib mind õpetajana, sest kõik ei tule kohe sülle. Minu ootus on ju tegelikult päris ausalt palju suurem, kui ma tegelikult täna võib-olla siin olen saavutanud, aga seda enam on need võidud palju-palju südamelähedasemad. Nii et ma julgen öelda, et need rõõmuhetked on olnud pigem väikeste sammudega suurema rõõmu poole. Sa mainisid ka motivatsiooni. Mis on see asi, mis sind igapäevaselt motiveerib kooli tulema? Et millised hetked annavad sulle selle tunde, et sa oled õiges kohas? Mind motiveerib igapäevaselt kooli tulema just see teadmine, et minu kohalolek päriselt loeb. Et iga päev on võimalus kedagi toetada ja võib-olla isegi, ma ütleks, märgata, suunata ja on päevi, mis on raskemad, aga just see annab jõudu, kui ma näen neid väikeseid eduelamusi ja julgen öelda, et isegi õpilased märkavad, kui sind ei ole kohal. Siis neid huvitab see ja nad justkui tahaksid ikkagi natuke rohkem teada, kus sa olid või mis sa tegid. Nii et tegelikult järelikult meil on kahepoolne huvi, et õpilast on ka see nii-öelda kõnetanud, et kui ma puudun, siis miks? Kas sul on ka mõni tore näide mõnest olukorrast klassiruumis? Jaa, üks eriti meeldejääv hetk oli küll, et kui õpilased hakkasid nagu ise küsimusi mulle esitama ja arutasid omavahel eesti keeles muideks, et nad nagu on kaasatud protsessi ja nad tõesti pingutavad. Ikkagi see pingutus on see siis, mis minule nagu hästi eredalt meelde jääb, sest me ikkagi väga palju täna tegeleme sellega, et
tund ei pruugi päris selliselt õnnestuda, nagu ma olen ette valmistanud. Aga see ongi võib-olla hea koht minna siis nende väljakutsete juurde võib-olla alustavate õpetajatena. Et millised on olnud sinu suurimad väljakutsed alustava õpetajana? Ma julgen öelda, et kõige suurem väljakutse on aja juhtimine. Ja kindlasti see, et ehkki ma arvasin, et ma olen hästi enesekindel, siis siin koolis olles on hakanud ka see enesekindlus pisut kõikuma ja seda eelkõige sellepärast, et ma ei ole osanud ette näha teatud situatsioone ja probleeme. Ja ma ju tahan kõike osata ja kohe kõigile kõike anda edasi, aga siis see planeeritud tegevus ei tule ideaalselt välja. Ja ma pean samal ajal ikkagi ju distsipliini paika saama. Ma pean märkama toetuskohti, individuaalsust ja samas on ju siis planeerima minu jaoks ideaalset tundi, kuhu jääb ikkagi ka väga palju raskust just selle keelebarjääri tõttu. Nii et julgen isegi öelda, et ma olen isegi aeg-ajalt märganud, et kas ma ikka teen õigesti, kas ma olen õiges kohas, aga siinkohal on võib-olla hästi hea välja tuua seda meie slooganit või hüüdlauset, et me päriselt oleme heas kohas, kus areneda ja ma võtangi seda protsessina täna. Alguses see ei olnud lihtne, sest alguses mul oli ikkagi ootus natukene kõrgem just iseenda suhtes. Et ilmselt on ka see seotud iseloomuga, et ma ei ole seda tüüpi, kes laseb nagu kergelt nina nurgu, vaid ma ikkagi kogu aeg tahan muutusi või arengut näha, aga vahel on tunne küll olnud, et ma ise pigem ei arene sellise kiirusega, nagu oleks soov olnud. Aga see tasakaalu leidmine ka, et klassid on nii erinevad, et kus on see tasakaal töö ja kooli vahet sest esimese aasta õpetajana oli ikkagi keerulisem kui teise aasta õpetajana, nii et tegelikult isegi selle koha peal julgen öelda, et ka seal on areng, sest ma oskan nüüd oma ajakasutust paremini teha. Et mul on tööaeg, ma leian ikkagi ka oma pere jaoks aega, mul on vaba aeg ja kuna ma olen tegelikult ju ka ettevõtja, siis minu ettevõte vajab täpselt samamoodi tähelepanu ja ka seda aega tuleb samast näpistada, nii et ikkagi see ajaraam on kõige olulisem saada paika. Sa mainisid, et mingil hetkel on tekkinud selliseid kõhklusi, kahtlusi oma valikus, et kuidas sa neist üle oled saanud? Need kõhklused ja kahklused, need on tegelikult ju loomulik arenguprotsessi osa ja ma julgen täna öelda, et suur osa sellest, et sellest üle saada on ikkagi kolleegidel. Et me saame päriselt filtreerida ja võib-olla reflekteerida seda, mis me siin oleme päeva jooksul näiteks korda saatnud ja kui sa saad omasugustega kokku, kes täpselt teavad, mida me läbi elame ja me saame seda jagada ja võib-olla siis tõesti ka neid väga raskeid hetki nii-öelda läbi arutada, siis uskuge mind, meil on tulemas uus päev ja me läheme uude päeva tühja lehega. Et see oskus iga päev uus päev võtta tuleb ikkagi läbi selle, et sa saad kolleegidega jagada seda. Ja loomulikult peretoetus on ka oluline, sest tegelikult ma ju teadsin, kuhu kooli ma tulen ja olin ka natukene kodutööd teinud selles osas, et ma nagu tahtsingi ühtepidi pigem sellist väljakutset, kuna kui keelebarjäär on nii suur, siis sa pead ju arvestama, et sa aineõpetajana ei saa ka öelda, et tehke, lugege 3 lehekülge õpiku tarkust ja siis umbes vastake, et ma pean ju arvestama sellega, et need materjalid tuleb mul kõik ise valmistada, et õpilane hakkaks päriselt siis ka sellest aru saama. Nii et ma arvan, et
et ikkagi sul peab olema see oma turvaline õhkkond, et saada hakkama paremini ja muidugi noh, pere ma ütlesin, töökaaslased ütlesin ja kindlasti see oma kuidas öelda, see oma ruum või aeg, et sa pead ise endaga saama ka olla. Võib-olla tegema mingeid muid tegemisi, näiteks kas või kasutada aega hobideks, et sa saaksid korraks astuda sellest raskusest kõrvale, vaadata otsa ja tõesti mitte kinni jääda sinna. Sest kui sa jääd probleemidesse kinni ja näed ainult neid raskeid hetki, siis tegelikult sa ei anna endale võimalust näha neid häid ja tublisid aegu, kus sa oled ju panustanud ja saanud ka juba tõesti neid eduelamusi. Et võib-olla sellised mõtted. Aga võttes nüüd ette ühe sellise tavapärase õpetajapäeva, ärkad hommikul, tuled tööle, et mis on see kõige keerulisem osa seal klassi ees olemisel selle päeva jooksul? Mis on need murekohad, mis sulle ette tulevad? Klassi juures võib-olla see häälestus, et kui ma olen tulnud kodus, siis ma olen ju häälestanud ennast väga meeldivaks ja toredaks päevaks ja ma tean täpselt, et mis on minu tunni eesmärgid. Aga kui ma näiteks, ma toon ühe näite, kui ma näiteks pean ootama tunni algusest 10 minutit, et ma päriselt saaks lapsed sellisesse olukorda, et nad hakkaksid kuulama ja võib-olla ikka tekiks ka õppimise moment, siis see paneb mind õpetajana juba ju raskesse olukorda, sest mul tegelikult ju peas kruvib kogu aeg edasi, kuidas ma nüüd ju ei jõua ette antud plaani ellu viia ja kogu aeg see paindlikkus seal juures ja samas märgata neid õpilasi, kes ei ole kohal nii-öelda, nad istuvad sul laua taga, aga nad justkui ikkagi kaasa ei tee, et seda kõike pead ju sina üksi seal klassi ees haldama, et mitte, et ma tahaks nagu tagasi tõmmata, et oi, et väga keeruline, vaid pigem just see, et see ongi okei, et me algul kõike ei tea, vaid et me kasvame sellega koos, et kui ma alguses tunnen, et ma ei jõua kõigini, siis nii ongi, aga ma iga päev püüan teha selliseid samme, et lõpuks tunneks klassiruumis iga õpilane turvaliselt ennast ja et ma märkan. Ma käin nende õpilaste laudade juures ja tõesti püüan päriselt olla toeks. Ja ma olen nüüd teisel aastal juba saanud aru, et tegelikult need väikesed sammud kannavad vilja. Küll mitte kõigi puhul, aga et õpetaja vajab ju ka vahepeal ikkagi seda toetust ja tuge, et kas ma ikka olen õigel teel. Mina siin julgen öelda, et mida rohkemat me veel saaks teha, kui me märkame õpilast ja tekitame neile turvalise õhkkonna. Aga me jõuamegi nüüd sellise plokini siis, et miks just meie kool? Et miks sa otsustasid tulla just siia tööle, siia kooli? Et mis sulle siin meie juures kõige rohkem kõnetas? No kõigepealt ma pean muidugi siin koolijuhti tänama, et temaga kohtumine tõi üldse sellise võimaluse, et ma hakkaks selle kooli peale mõtlema. Olles ise ikkagi elukohalt ju Tapalinnast pärit, siis ma kuidagi ei osanud kastist välja mõelda, et tulen Tallinnasse ja seda enam veel Lasnamäele. Aga jah, koolijuht suutis veenda, et tänapäevases maailmas see vahemaa ei olegi niivõrd pikk ja pigem on see võib-olla isegi positiivne, sest see sõiduaeg on ju enda reflekteerimiseks ja heade mõtete kogumiseks parim aeg. Seega, kui see pinge sai maha, et Lasnamägi on minust kaugel, siis lihtsalt ma olin kuulnud, et siin on väga toetav kollektiiv. Ja mind muidugi omakorda huvitas ka see, et kuidas siis on muukeelsete õpilastega
õpetada eesti keeles, sest mul on varasem kogemus Eesti kooli näitel, et ma olen olnud ka isegi pool aastat klassijuhataja lihtsalt, kuna oli olukord, kus koolis üks klassijuhataja läks ära ja mitte kedagi ei olnud asemele panna ja mina olin sellel ajal koolis kogukonna juht ja mulle pakuti see klassi juhatamine ja tegelikult ütlen ju ausalt, et mul ei olnud siis mitte mingit pedagoogilist haridust ega teadmist, kuidas täpselt näiteks klassijuhataja töö käib, aga ma usaldasin protsessi ja ilmselt ma sain sealt väga hea kogemuse kaasa, sest pärast seda mul kuidagi tekkis see teadmine, et alustav õpetaja ei peaks kohe klassi juhtima. Et selleks on ikkagi oma aeg, kui sa oled ise juba kohas, kus sul on hea kindel jalgealune ja et sa oskaksid nagu rohkem tähelepanu pöörata ka vanematele, lastevanematele ja kogukonnale laiemalt. Sest klassi juhatamine on täiesti omaette suur töö ja ma ei saa ennast täna veel sellesse olukorda näiteks panna, et ma annaks ka sinna poole, sest mina soovin täna ikkagi oma ainealaseid teadmisi ainetundides jagada ja need on siis loodusõpetus, bioloogia ja inimeseõpetus. Aga sa oled juba siin teist aastat. Mis sind tänaseni siin hoidnud on? Esiteks ma tahaks öelda seda, et esimesel aastal siin koolis oli väga-väga tugev mentorsüsteem mind toetamas, et ilma selleta ilmselt oleks olnud keeruline, sest ma poleks ilmselt ka teadnud, kellelt abi küsida. Aga siin kooli juhtkond ja kaastöötajad on teinud väga selged juhised, et ma teaks algaja õpetajana või see, et kui ma tulen täiesti teisest keskkonnast, et kelle poole pöörduda, mis küsimustes, kuhu minna rääkima ja nii-öelda ust kraapima ja tõesti, kui mul on vaja näiteks kohe peale tundi, ma ei tea, nutta kellegi õlal, siis ka see on selge, et ma julgen siis oma mentori juurde minna, sest tema ongi see õpetaja või see inimene siin majas, kes mind sellel hetkel päriselt aitab ja see toimib. Ja siinkohal on mul hästi hea meel ju välja tuua seda, et teisel aastal olen ma juba ise välja valitud mentoriks, et saaksin jälle omakorda uusi õpetajaid toetada. Mulle väga meeldib see protsess ja tõesti see jagamise rõõm, mitte siis ainult neid raskeid asju, vaid just see heade asjade jagamine on ju ka topeltrõõm tegelikult, et see annab indu ja jõudu just nendele, kes alles tulevad ja samas mulle endale annab see ka väga hea tunde. Nii et mulle tundub jah, et need asjad on kuidagi siin majas väga paigas. Ja muidugi, mis mind ennast nagu toetab, on ikkagi see pidev eneseanalüüs ka, et ma ikkagi, mida ma teen, siis ma alati astun kõrvale ja vaatan korraks ka seda enda pilti teisest vaatest, et mida ma siis olen teinud, kas siis võiks teha teisiti või siis, et mida ma olen hästi teinud ja mitte karta eksida, et siin on eksimine lubatud ja tõesti meie päeva moto ilmselt on iga päev õpilastele täpselt sama. Julge öelda välja ja ära karda eksida, sest muidu ei tulegi arengut. Et see on tegelikult väga-väga oluline osa meie teekonnast, et kui sa alustava õpetajana ei saagi kõiki vastuseid teada, et see tuleb ikkagi ajas ja see tuleb arenguga siis, kui sul ongi võimalus vigu teha. Selline mõttekäik. Kui me nüüd hüppamegi ajas tagasi sinna eelmise aasta augustisse, et kuidas sa mäletad, milline see protsess oli, millised olid esimesed päevad, nädalad siin koolis? Jaa, minul vedas sellepärast, et ma ei tulnud siia päris üksi, vaid me tulime 18. lennust kolmekesi
ja kuidagi see õlg-õla tunne oli ikkagi nii tugev, et ükskõik, mis siis elevust pakkus, siis me kuidagi nagu täiustasime või toetasime üksteist. Ja muidugi on alguses põnev, kui lapsi veel ei ole koolis, et siis me saimegi tegelikult ju selle aja, kus sa saad rohkem tegeleda just kollektiiviga ja saada tuttavamaks ja vaadata ka võib-olla kooliruume ja üldse kogu seda maja teistsuguse pilguga, sest siis tegelikult me sellel hetkel augustis ei kujutanud ette, et mismoodi meie elu siis muutub, kui me päriselt võtame õpilased oma klassiruumis vastu. Ütleme nii, et me ei osanud tegelikult seda mõelda, sest me olime küll saanud teatud kogemust koolis, tähendab lastega, õpilastega, aga sellisel kujul, et sul 4-5 päeva nädalas on sul klassitunnid ja et kogu aeg on mingid erisused, et õpilastel on samamoodi oma rõõmud ja mured ja kes kuidas käitub, siis augustis me seda veel ei teadnud, et meil oli elevus ja põnevus ja me ootasime, sest me teadsime, et siin on ühtepidi väljakutse, aga teistpidi me olime saanud tuttavaks kooli õpetajate ja juhtkonnaga ja see kuidagi toetas. Nii, aga astume siis võib-olla sammu võrra edasi. Sa oled mõnda aega olnud alustav õpetaja, rääkisime muredest, väljakutsetest, rõõmudest, aga siis sa jõudsid kutse taotlemiseni. Miks sa otsustasid taodelda õpetajakutset? See kutse taotlemine on ju tegelikult üks väga oluline osa meie kasvamisest, et see on nagu loomulik samm arengu teadvustamisel, et see protsess pani mind päriselt oma tööd kõrvalt hindama ja lausa sügavamalt analüüsima, sest muidu ma kuidagi võib-olla ei panekski tähele, et mis mul tegelikult hästi on. Aga see kutse taotlemise võimalus, see portfoolio andis võimaluse ka natukene tagasi vaadata, sest see, et ma praegu olen 2. aasta õpetaja, ei tähenda, et minu varasem elu ei andnud mulle juba võimalusi portfoolio jaoks materjale koguda. Ma tegin seda kuidagi alateadlikult. Ma tegelikult ju, kui ma mõned aastad tagasi näiteks kooli raamatukogus tegin lastele lugemistunde või koolis tegin erinevaid üritusi, siis ma ju ei mõelnud, et minust saab ühel hetkel õpetaja ja et mul oleks vaja päriselt materjale portfooliosse koguda. Aga õnneks on tänapäeval ikkagi nii head võimalused erinevaid pilte ja videoklippe kas või Facebooki vahendusel otsida, nii et ma sain kõik selle veel sinna juurde liita. Pluss ma mainisin korraks ka, et ma olen ka ettevõtja ja minu ettevõte teeb ju tegelikult hariduslikke õppeprogramme ka. Et ma olen nii-öelda matkade korraldaja, aga ikkagi need õppeprogrammid on üks hästi suur osa ja ma sain ka selle sinna tuua. Nii et tegelikult on siin hea koht öelda, et me ei pea olema nagu väga kinni selles, ma olen nii vähe alles õpetaja olnud, et et kuidas ma selle kutse niimoodi ära saan teha, et mul ei ole ju millestki rääkida. Tegelikult vaata julgelt nagu minevikku ja ühenda see teadmine, et sina ju kasvad ajas ja kui sa sinna portfooliosse näitad enda erinevaid tahke, milline sa inimese ja õpetajana oled, siis seda kõike tegelikult aktsepteeritakse ja see on nii põnev teekond, mis lõpuks võib-olla kulmineerubki ja minul läks siis tõesti nii hästi, et kui ma olin otsuse teinud, et ma selle kutse taotlen, siis selleks tegelikult tuleb aega võtta. Minul oli muidugi väga hea see, et minu mentoril oli kutse juba taotletud ja siis ma sain ka tema abi ja toetust. Nii et see raam on ju tegelikult väga selge. Seal ei saa väga kaugele astuda, vaid seal on ju küsimused ees ja sa hakkad vaikselt tulema.
et ma väga-väga julgustan seda kõike läbi tegema, sest see annab nii palju teadmist iseenda kohta ja samas ongi võib-olla see, et sa näed enda arengut tervikuna, sest me muidu tegelikult me ei vaata ennast sellises peegelpildis, vaid et me nagu kogu aeg tundub, et täna ikka ei olnud see päev ja siis homme ei tea üldse, mis tuleb aga see tagasivaade, see refleksioon on nii väärtuslik ja seal kutse portfoolios on kõik see koos ja tead, kui hea on pärast vaadata oma kätetööd. See on nagu selline uhke tunne, sihuke tunne, nagu sa said päriselt millegi suurega hakkama ja ma siiamaani aeg-ajalt seda sirvin ja tuletan meelde, mismoodi ma seda kokku panin ja kõik see hakkas nagu väikeste sammudega. Ma toon ühe näite. Mul on loodusõpetus. Ma tahan õpilastega teha päris asja, praktilist asja. Kohe tellisin aga lillepotid endal aknalaua peale ja järgmisel hetkel hakkasime juba siis erinevate klassidega siis nii-öelda seemet külvama ja mis kõige toredam, lastele see protsess nii meeldis, sest me saime ju ka praktilise oskuse, pluss veel sa saad hakata täitma mingit kindlat praktikumi kuupäevaliselt, kellaajaliselt, mis me tegime ja lõpuks see tulemus. Saate aru, mul üks õpilane kinkis mulle, ma ei tea, 3 päevalille seemet ja panime lihtsalt juhuslikult selle ka siis mulda ja mul oli kevadeks nii suur päevalill, et see ei mahtunud enam tegelikult meil ju aknalauale ära. Ja saate aru, see kasvamine. Ja selle kõik ma jäädvustasin piltidena ja panin sinna oma portfooliosse ja olin ise nii uhke selle üle ja seda märgati tegelikult, et kui lõpus on ikkagi seal ka kutse taotlemisel on ka lõpuosas vestlus, siis seal vestluses toodi välja, nad märkasid seda õuesõppe teemasid, sest ma olen hästi õuesõppe ja praktilise õppe usku ja nad tõesti toovadki sinu tugevused välja, sest nad näevad seda kõrvalt. Ja kui praegu, kellel on see mõte, et võiks ja peaks, siis ma tõesti ütlen, hakka juba pilte tegema ja tehke endale täiesti eraldi Drive'i kausta, üks eraldi kaust, kuhu sa siis tõesti kogud ka lisamaterjalid ja kõik need õppematerjalid, mis sa oled oma käega teinud. Need kõik sobituvad sinna väga hästi lisada, nii et see protsess on väga lahe, päriselt, et ma soovitan kindlasti selles protsessis osaleda. Aga sellest protsessist nüüd võib-olla ajalises mõttes rääkida, et kui kaua see sul umbes aega võttis ja milline see üldse välja nägi, et seal pead ju kirjutama, pärast vestlema, et kuidas see protsess täpselt välja nägi? Tegelikult eks kõige raskem ongi see, et sa ei tea, kaua see aega võtab. Mina kasutasin teadlikult oma jõuluvaheaja selleks otstarbeks, sest kuna minu soov oli esitada taotlust, oli veebruaris, vist oli 5. või 6. veebruar, siis ma tahtsin selle kindlasti enne veel mitmeid kordi läbi lugeda ja töötada, nii et arvestage ise, ma olin kogunud materjale praktiliselt ikkagi ju kohe septembrist ja vaadanud ka minevikku varasemast ajast, aga kogu see kokkupanek oli jõuluvaheajal. Ma julgen öelda, et ma nädal aega kindlasti ainult istusin iga päev arvutis ja panin seda kokku, sest võt jälle iseloomus ka, et ma ei oska teha asju poolikult, et kui ma teen, siis ma teen hästi ja ma pean ise rahul enda tööga olema. Ja see võttis tõesti, võttis aega, aga mitte nüüd ka nii palju, kui võib-olla mõned kardavad, et jumal, see on nii keeruline, ei ole. Kui sa oled eelnevalt hakanud ennast viima selleni mentaalselt, siis tuleb see tehnika järgi, et julgen öelda, et nädalaga kirjutab siis valmis, kui sul on materjalid kokku kogutud. Ja tõesti see protsess sealt edasi, kuna ilmselt iga aastaga neid taotlejaid tuleb ainult juurde, siis ma mäletan seda klauslit, kus öeldi, et meil on veel üle 100 taotluse, et see võtab kõik aega, see protsess. Et lõpuks, kui sina oled selle ära saatnud, siis ühtepidi on selline kergendustunne. Aga teistpidi
ta on sul kogu aeg kuklas, sest sa tegelikult ei tea, kuidas sul edasi läheb. Mul ei ole nagu võrdlust, et ei tea, kas see sobib või teine sobib, vaid sa usaldad justkui lihtsalt seda protsessi. Ja mitmeid kordi saadeti ka infot, et kuna on palju taotlejaid, siis läheb veel aega. Nii et põhimõtteliselt minu vestlus tuli aprillikuus. Nüüd mõelda on ju, veebruaris ma esitasin, märts-aprill, et tegelikult seda ooteaega oli päris pikalt, ooteaeg on pikk. Ja kui siis tuli lõpuks see päev, kus oli ka juba lisaküsimustele vastatud, sest tulid ka mõned lisaküsimused ja ka see ei ole probleem, vaid nad tahavadki lihtsalt juurde küsida teatud hetkedel, sest võib-olla ei olnud see vastus, mis ma sinna panin veel nii selge, et see ei ole halb, pigem on see hea, sest siis sa saad lihtsalt veel seda oma portfooliot täiuslikumaks teha ja anda veel selgemad vastused. Ja kui sa need lisaküsimused ka oled saanud ära vastata, siis lepitakse sinuga aeg. See aeg, vestlusaeg on väga piiratud, see on tegelikult ainult 30 minutit. Mõelge, 30 minutit sinu elust, pole ju palju. Ja ega tõesti, ma ei olnud tegelikult kursis, kuidas see võiks üldse minna või et kas seal hakatakse pinnima nagu eksamil. Aga tegelikult oli see minu kogemus, oli üks väga lahe kogemus. Mul oli nii toredad vestluskaaslased seal teisel pool ekraani ja me rääkisime nagu laiemalt üldse hariduse tagamaadest ja võib-olla ka tulevikuvaatest, et kuidas üldse haridusmaastikul edasi liikuda ja kuna mina olen tegelikult üpriski ambitsioonikas, siis minul oli see väga huvitav protsess. Ja ma tõesti julgustan ja soovitan kõigil see teekond ette võtta. Pärast seda sa tunned, et sa oled õiges kohas. Sa oled õpetaja. Ja sealt poolt on juba see tunne, et kui juba linn toetab ja juhtkond toetab ja kool toetab, sest sa oled tegelikult ju paberitega ja see annab selle kindluse, et sa oled nagu väärtuslik. Nii et see tunne, see väärtus on niivõrd oluline. Aga võib-olla selle teema lõpetuseks, mis oleks üks mõte, mis sa annaksid kaasa inimesele, kes nüüd võib-olla oktoobris lähebki oma kutse esitamisele vastu? Jaa, võib-olla ma tooks isegi need alustavad õpetajad välja, et kuna tegelikult ongi siis juba õige aeg hakata selle peale mõtlema, siis ei tohi karta seda protsessi, vaid et see ongi see protsess, mis annab sinule võimaluse areneda ja kasvada. Ja ma tõesti ei ütleks, et ära tee seda või tee seda, vaid anna võimalus. Nii et see minu kogemus on nii positiivne kogemus selle protsessi juures, et õpi ise ennast tundma. Et kõik see, mis on sinu tugevus, too see seal välja ja uskuge mind, nad märkavad seda. Sest ega meie eesmärk ei ole täna õpetajaid ühe pulgaga nii-öelda lüüa, vaid et me tahamegi, et igal õpetajal oleks oma nägu. Selle kõige juures on ju autonoomia see, mis meid toetab, sellepärast, et meil on raamid, aga see raami sees on meie vabadus näidata ennast täpselt sellisest küljest, nagu sina sooviksid igapäevaselt olla. Hästi oluline ongi see, et sa ei peaks mängima mingit mängu, vaid et sa oledki sina ise. Et siis sul on hea olla ja uskuge mind, õpilased tunnetavad seda, et kas sa oled nagu päriselt nende jaoks või sa käid siin lihtsalt. Et mina karjääripöörajana ikkagi tegin väga kindla otsuse, et ma soovin olla õpilaste jaoks. Me olemegi nüüd jõudnud sellisesse võib-olla kokkuvõtlikusse ossa. Rääkisime meie koolist alustavatest õpetajatest, uutest õpetajatest. Mida sa ütleksid inimesele, kes ütleb, et ma mõtlen, kas ma tulen Mahtra põhikooli õpetajaks? Mis sa sellisele inimesele ütleksid? Kui keegi tõesti kaalub õpetaja ametit ja õpetajaks kasvamist, siis ma ütleks niimoodi, et ehkki
see töö ei ole iga päev lihtne, on see väga-väga tähendusrikas. Sa saad päriselt midagi muuta, sa saad olla toetav, kindlasti õpetaja, kes on juba otsustanud, et ta tahab olla õpetaja, siis ma arvan, et see on üks olulisemaid ameteid, amet, mis päriselt loob ja muudab kellegi tulevikku. See on nii suur asi, et tegelikult piisab ju sellest, et sa oled päriselt kohal. Nii et ma väga soovitan ja toetan neid mõtteid, et õpetajaamet on uhke tunne. Kas on midagi, mida sa oleksid tahtnud enne alustamist teada? On mõni asi, mida sa oleks väga-väga tahtnud, et sa oleks ennem teadnud? Joo, on küll. Kui mina oleks enne alustamist teadnud, et eksimine on normaalne, et siis ma kindlasti, mul oleks kindlasti lihtsam olnud ja see teadmine, et kõik ei peagi kohe olema nagu täiuslik. Ootused on lihtsalt endale tihtipeale suuremad, aga see päris elu ei oota sult seda, et me alustame sellest, et me hakkame kasvama. See ongi areng. Kui ma kohe oleks olnud nagu valmis õpetaja, siis ma arvan, et mul oleks hakanud võib-olla lõpuks juba igav, mis ma siin siis nüüd korda saadan, et ma olen juba kõike nagu saavutanud. Et selles mõttes julgustan, et meil ei peagi kõik õnnestuma kohe. Et me tahame õpetajaks kasvada, et tegelikult me ju ei sünni õpetajaks, vaid me kasvame. Meie elu annab meile need valikud ja me teeme teatud hetkedel lihtsalt otsuseid. Mina tegin sellise targa otsuse ja ma päriselt soovin panustada haridusse. Ja kui on keegi kuulajatest täpselt sama teelahkmel, siis see on see koht, kus ma julgen öelda, et võta julgus ja hakka arenema. Nii et õpetajaks ei sünnita, vaid kasvatakse. Ilus mõte, aga üks fantaasia ülesanne lõppu võib olla. Milline õpetaja sa tahaksid olla 5 aasta pärast? Jaa, mul on tegelikult hästi raske seda sellisel kujul mõelda, sest kuna ma mainisin ka, et ma olen tegelikult päris ambitsioonikas, siis üks mu kõige suurem soov on loomulikult, et õpilasel oleks siis klassiruumis turvaline ja hea õppida ja et nad julgeksid eksida, et see on see klassiruum ja selline aineõpetaja ma tahaksin olla, aga et seda muutust veel suuremaks luua, on mul tegelikult ka mõtteid, et võib-olla tahaks nagu rohkem ka rääkida kaasaarengutes, küll siis kas siis kooli tasandil, võib-olla isegi sammuke veel kõrgemal, et tõesti need otsused ja need teod, mida me siin iga päev teeme, et need päriselt jõuaksid sellisel kujul kooliruumi tagasi, et õpilasi motiveerida ja et nende elu muutuks veel turvalisemaks ja paremaks. Nii et kui ma suudan midagi sellist siin järgmise 5 aasta jooksul korda saata, siis ma arvan, et minu suur eesmärk olla hariduses ja muutust luua saabki täidetud. Nii et ma täna julgen öelda, et ma olengi õigel teel ja ma liigun sinna poole. Väga ilus mõte, millega lõpetada. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ma usun, et kuulajatel on nii palju põnevaid mõtteid ja ideid ja me kohtume kindlasti sinuga veel, Mahtras. Aitäh, kõike head!